Tere, mina olen Marili ja te olete jõudnud minu YouTube'i kanalile vaatama Halloweeni eri kummituslugudest. Minu Halloweeni kostüüm on siis väsinud emme, sest seda ma ei pidanud väga palju ette valmistama. Küsisin siis Instagrami jälgijatelt creepy'sid lugusid, mulle tuli päris palju kirju. 2 tükki. Aga eelmine aasta ma küsisin ka ja siis oli mu postkast umbes. Ma mõtlesin, ma kasutan neid eelmise aasta kirju. Ma tahaks ikka teha seda videot, kuna eelmine kord, kui ma lubasin podcasti teha, siis ma ei teinud seda. Ja ma võin ka lõpuks põhjuse öelda, miks ma seda podcasti ei teinud. Ma lugesin teie kirju ja ma kartsin iga õhtu. Ma käisin ju beebile öösel piima tegemas. Ma kartsin nii väga ja ma lihtsalt ei suutnud seda podcasti teha. Ja panter on mu kõige õudsam Halloweeni kaunistus. Ma ei tea, miks ta peab praegu pesema ennast, aga it's okay. Alustan siis kirjadega. Ma loen need 2 kirja, mis mulle saadeti ja siis ma loen vanu kirju. Esimene kiri on suhteliselt pikk. Ma loodan, et ma oskan ilusti lugeda. Paranormaalsed kogemused Loksal ja Läänemaal. Tere Marili, täitsa naljakas kokkusattumus. Just eile rääkisin sõbrannaga meie paranormaalsetest kogemustest ja täna panid üleskutse, et inimesed jagaksid oma spooki lugusid. Sõbranna ütles, et minu lugusi oli tal alati hirmus kuulata ja soovitas mul sulle kirjutada. Mõtlesin, et miks mitte? Äkki on sul huvitav lugeda, kuna mõned lood on sealt samast kandist, kus sa isegi pärit oled. Kuigi sa vist Kuusalust, aga suht sama kant. Ja ma olen pigem Kuusalu kandist, aga Loksal elab mul näiteks vanaema. Ma käisin väiksena väga palju Loksal, päris peal. Tarmo on Loksa kandist pärit. Esimene lugu Loksa külas. Esimene lugu viib meid Loksa külla, majja, mille ehitas minu vanavanaisa juba 1898. aastal. Ma olin tol ajal juba 5-aastane, aga mäletan siiani, et selles majas oli alati kuidagi kõhe ja rahutu tunne, just kui keegi jälgiks sind kogu aeg. Asjad liikusid iseenesest, vahel kostus hääli ja majas oli lihtsalt imelik õhkkond. Ühel ööl, kui ma oma toas magada proovisin, kuulsin köögist kolinat, nagu keegi kolistaks nõusid. Minu toast oli kööki hästi näha, aga kui sinna vaatasin, polnud kedagi. Ma ehmusin ja tõmbasin teki üle pea, aga lõpuks võtsin julguse kokku ja piilusin uuesti. Sel hetkel nägin oma silmaga, kuidas üks taldrik tõusis laualt õhku ja hõljus. Täpselt nii, nagu oleks selle lihtsalt kätte võtnud, kuigi kedagi ei olnud seal. Ma tõmbasin end ruttu teki alla tagasi ja jäin lõpuks kuidagi magama. Hiljem sain teada, et selles majas pidigi väidetavalt kummitama mu vanavanaisa ema ja ma polnud sugugi ainus, kes seal midagi imelikku koges. Creepy! Ja see on nii real, et sa tõmbad teki üle pea, sest what else can you do? Ja kõik asjad kaovad ära, kui sa vaata teki all oled. Teine lugu Loksa linnas. Esimene oli Loksa külas, teine Loksa linnas. Järgmine lugu viib meid Loksa külast Loksa linna. Mu ema ostis värskelt renoveeritud korteri ja kolis sinna elama. Kõik tundus ilus ja normaalne. Miski ei viidanud sellele, et seal võiks midagi paranormaalset toimuda, aga siiski toimus. Kuna ema oli tihti tööl ja vanem vend veetis enamuse ajast sõpradega väljas, olin ma enamasti kodus üksi. Ma olin tol ajal umbes 7-8 aastane. Mäletan, kuidas ma vedelesin suures toas ja vaatasin multikaid. Teleka kõrval oli ukseava, kus sai koridori ja vannituppa. Seal ukseaval olid ribikardinad. Ühel hetkel hakkasid need ribikardinad liikuma. Täpselt nii, nagu keegi oleks neist läbi läinud. Sekund hiljem tundsin, kuidas mu pea juurest käis keegi mööda õhk. Nagu oleks keegi tõesti koridorist mu tuppa kõndinud. Siis süttis koridorist tuli ja vannitoa uks avanes aeglaselt, just kui keegi teeks seda meelega. Vahel tundus ka, nagu keegi tuleks välisuksest sisse. Kuulsin linki ja samme, aga kedagi polnud. Täpselt nagu keegi tuleks koju, ainult et mitte elavate seast. Sama koges mu ema seal korteris. Hiljem sain teada, et selles korteris oli kunagi tapetud üks mees. Tema enda sõber tappis ta, saagis tükkideks ja viis laiba Loksa tiiki.
mu koer on seal tiigis ujunud. Miks nagu hiljem sa kuuled selliseid lugusid, mis su enda korteris või majas toimusid? Mul tulid judinad, okei. 3. lugu Läänemaal. 3. lugu viib meid Läänemaale. Koha jätan meelega täpsustamata, sest see seondub ka teiste inimestega ja ma ei taha nende privaatsust rikkuda. Mu ema kohtas ühte meest, kes oli lesk ja 2 lapse isa. Tema naine oli surnud umbes aasta varem. Kuna surmast polnud palju aega möödas, oli kogu õhkkond niigi pingeline ja kuidagi kõhe. Mina sain elamiseks selle naise endise toa. Mul oli seal pidevalt tunne, et keegi jälgib mind. Ma ei maganud hästi ja toas oli suur peegel voodi vastas, kuhu ma ei julgenud peaaegu kunagi vaadata. Energiliselt tundus see peegel lihtsalt väga vale. Kusjuures ma olen kuulnud, et magamistoas ei tohiks üldse peegleid olla ja eriti voodi vastas, niimoodi, et sa voodist näed peeglit, see on cancel. Ühel päeval, kui tulime poest, paluti mul üles joosta ja uks lahti teha. Nii kui ukse avasin, lõi mulle näkku mingi täiesti võõras ja imelik lõhn. Ma tundsin kohe, et midagi on pahasti. Korteril oli koridori lõpus köök, kus paistis külmkapp. Kui ma tegin sammu tuppa, lendas külmkapi uks äkitselt lahti. Ma viskasin automaatselt asjad maha ja jooksin hirmunult alla. Pärast seda püüdsin seal korteris võimalusel mitte üksi olla, sest see kogemus oli tõesti kõhe. Ka minu vend ja ema kogesid seal imelikku. Vend, kes elas peamiselt ühikas ja käis nädalavahetustel kodus, rääkis, kuidas ta ükskord ärkas ja nägi suure toa kamina juures musta siluetti seismas. Hiljem selgus, et see oligi olnud selle naise lemmikkoht, kus ta eluajal tihti seisis. Ühel teisel korral kuulis vend, kuidas keegi köögis kolistas, nagu keegi oleks süüa teinud, aga kui ta hüüdis ema, jäi kõik vait. Peale seda helistas ta kohe emale ja küsis, kus ta on. Selgus, et peale tema polnud kodus mitte kedagi. Me olime kõik hommikul vara maale läinud. Ema rääkis, et ta ei saanud seal kunagi korralikult magada. Ta ärkas pidevalt üles selle peale, et keegi lämmatas teda. Lämmatas teda! Tema asjad kadusid tihti jäljatult ja ta nägi samuti seda siluetti kamina ees. Lämmatas teda! Kõige kummalisem juhtum juhtus nädalavahetusel, kui me kõik koos maale läksime ja kass jäi üksi koju. Ei, kass, ei, loomad, ei. Kui tagasi tulime, leidsime kassi värisemas ja peidus nurgas. Ta ei julgenud välja tulla, mis polnud talle üldse omane. Kaminas olid veel soojad söed, nagu keegi oleks seal äsja tuld teinud. See oli eriti hirmus, sest korterisse ei saanud keegi teine sisse. Võtmed olid ainult meie käes ja meie olime kõik koos ära. On päris kõhe tagasi mõelda, et olen ise neid asju kogenud, aga loodan, et sulle oli neid põnev lugeda ja need lood oli piisavalt spookid sinu jaoks. Tervitused. Oh my god. Ma oleks politsei kutsunud. Söed põlevad, what the hell. Kusjuures mul oli Tallinna korteris niimoodi. Me elasime Rahumäel ja minu toas oli nagu selline garderoobi kapp, kuhu sa said sisse kõndida. Mu koer, Jackie, vaatas sinna kappi, vaatas niimoodi ülesse kuskile nurka ja täiega urises, nagu täiega. Ta tundus nii hirmunud. Siis ma olin küll niimoodi, et ma lähen minema. Ja meil seal korteris juhtus ka asju ja mul oli seal alati creepy tunne. Sa kuidagi ikka tunnetad neid. Ma kontrollisin seda mikri heli ja mulle tundub, et kui ma lugesin, siis see mikker ei töötanud. Aga ma ütlen, et see lugu oli küll minu jaoks piisavalt spooky. Ma ilmselt ei taha Loksale enam minnagi. Kui aus olla, siis ma just hiljuti aitasin Loksal öösel ühte vana daami. Me kutsusime isegi politsei talle, aga ta vist oli päris ja kuna ma küsisin spooky lugusid, siis ma ei täpsustanud, et kummitused, aga üks kiri ongi siis ühest mehest, kes jälitas seda naist, kes kirjutab mulle ühesõnaga spooky lugu ühest mehest, kes jälitas mind.
hei, sa küsisid, kas kellelgi on päriselt midagi veidrat või hirmutavat juhtunud. Mul on üks lugu, mis juhtus tänavu kevadel ja ma mõtlen sellele siiani iga kord, kui õhtul õue lähen. See oli 12. aprill 2025, umbes kell 14:10. Jalutasin koeraga külas, kus ei liigu põhiliselt inimesi, kui ainult autod sõidavad mööda. Päike paistis, kõik tundus rahulik. Kuni nägin üht meest tulemas surnuaia poolt. Ta jäi seisma bussijaama juures, lihtsalt seisis seal mõni hetk ja siis hakkas liikuma samas suunas, kuhu mina. Ma ei pööranud sellele algul tähelepanu, aga mingil hetkel tundsin, et keegi on väga lähedal. Kui pöördusin ümber, oli ta vaid mõne meetri kaugusel. Ta ei öelnud mitte midagi, ei teinud ka midagi, lihtsalt kõndis. Aga see, kuidas ta liikus aeglaselt, kuid otse minu poole, oli ebamugav. Mul tekkis tunne, et ta ei olnud seal juhuslikult. Kiirustasin oma aia poole ja kui väravani jõudsin, jäi mees seisma. Ta ei tulnud lähemale, lihtsalt peatus. Siis pööras ümber ning kõndis tagasi linna poole, võssiku kaudu. Hiljem mõtlesin, et tema liikumine oli kuidagi imelik. Ta ei tulnud tavalist teed pidi, vaid tundus, et ta liikus läbi metsa ja põldude, justkui oleks teadnud mingit teist rada. Ma ei tea, kas ta mind jälgis või mitte, ma ei tea, kas meie turvakaamera ta peale võttis, aga siiani, kui õues on vaikne ja tuul liigub mööda põlde, meenub mulle see hetk, kui ta seisma jäi ja kuidas lihtsalt vaatas. Nüüd tänu sellele on mul trauma oma aiast välja minna ja lihtsalt aia juures jalutada, ilma et kogu aeg jälgiks ümbrust, et kedagi poleks. Loodan, et see lugu tundus õudne ja Gmaili mitte näidata. Ei näita. Kui aus olla, siis ma ei saa aru, kas see on nagu, kas see oli päris inimene või see oli kummitus. Kui see oli päris inimene, Max Creeper, kui see oli kummitus, ka Max Creeper, kuna sa ju nägid teda surnuaia poolt tulemas, see oli kummitus. Kui ma lugesin surnuaeda, mul tuli kohe meelde, kui ma käisin enda sugulasega Loksa linnas jooksmas. Jooksime Loksa surnuaiast mööda. Meil oli koer ka, saksalamba koer, ja koer jäi lihtsalt vaatama surnuaeda ja täiega hakkas aukuma. Issand, kui kiired jooksusammud meil tekkisid. See Loksa on ikka küll kahtlane, jah. See lugu on ka kahtlane, aga miks sa ei vaata seda turvakaamera pilti? Palun vaata. Vaadake, kui hea kassil olla on. Mind täiega häirib, et päike tuli välja. Me üritame siin nagu hirmsat õhkkonda tekitada ja sa veel paned siia valgust juurde, noh. Aga ma tänan nende 2 kirja eest. Need olid tõesti päris head kirjad. Aga nüüd ma hakkan lugema väiksemaid kirju ja need saadeti mulle aasta aega tagasi. Loodan, et see on okei, et ma neid siin kasutan. Me elasime 11 aastat tagasi Pärnus Raekülas surnuaia taga. Suurem laps oli siis 2-aastane, me olime sinna just kolinud ja iga õhtu hakkas ta rääkima, et aknalaual istub üks laps. Ma algul arvasin, et ta ajab jama, aga kui juba mitu kuud oli see üks ja sama jutt, siis tõmbas ikka seest õõnsaks küll. Küsisin, et kes see laps on siis ja mida ta tahab. Iga kord laps vastas, et ta tahab ainult vaadata ja ta ei tee mitte midagi. Elasime seal korteris 2 aastat ja siis kolisime ära. Peale seda enam laps seda juttu ei rääkinud. Lapsed näevad ja tunnetavad mingis vanuses ja see on päris creepy. Kui Steven oli 2-aastane, siis ta rääkis ka mingist tädist kogu aeg. Kui ma teda magama panin, siis ta näitas ukse ava poole ja ütles, et emme tee tädile ka tada või musi, head ööd musi, midagi sellist oli. Mul oli küll see, et mis tädi. Ja me elasime uues korteris, et kuidas seal saab keegi olla. Mul on ka üks enda jaoks jube jutt. Läksin mina siis oma Shane'i pakile järgi. Võtsin paki ja läksin kodu poole, aga pidin mööduma enda endise peika kodust. See on väga õudne. Ja vaatasin kogu aeg enda selja taha, et teda ei oleks. Kõndisin, kui jõudsin ühe tee alguseni ja tunnen, et keegi tõmbas mind käekotist, nii et mul AirPodsid lendasid peast ja Shane'i pakk maha. Mõtlesin, et keegi teeb lolli nalja ja vaatasin selja taha, kedagi polnud. Kõndisin natuke tagasi, vaatasin nurga taha ja ikka kedagi polnud. Ja ma olen väga veendunud, et keegi tõmbas mind selili. Peale seda lihtsalt oli kiired jalad kodu poole.
reaalselt, kui juba avalikus kohas sellised asjad juhtuvad. Ma olin kunagi õe juures ööseks, magasin elutoa diivanil. Sealt oli näha otse kööki ja välisust. Magasin koos suure koeraga, mingi õrn valgus põles köögis. Ärkasin selle peale, et koer urises. Tegin silmad lahti, vaatasin koera, kõrvad olid tal täiesti püsti ja vaatas kedagi. Koera puhul kohe aru saada, kui midagi kedagi näeb. Ja kui kööki vaatasin, siis keegi tuli välisukse kaudu tuppa ja hiilis kiki varvukil teise tuppa. Koer haukus veel paar korda ja mina olin ammu juba õe tuppa jooksnud. Hiljem tuli välja, et enne selle maja ostmist poos eelmine omanik end uues kodus üles. No junn oli ikka normilt jahe. Sa jätsid koera maha! Mis mõttes? Sa jooksid enda õe tuppa, jätsid koera maha. Kui mu keskmine laps oli 2-aastane, toimus hästi kummalisi asju. Laps nuttis öösel ja siis rahunes veidralt. See alguses ei olnud imelik, aga üks hommik ütles, et tädi tegi öösel kalli ja siis ma polnud enam kurb. Ükskord mängis laps oma toas üksi ja naeris, nagu keegi kõditaks teda. Läksin uurima, mis teeb ja siis rääkis, et tädi kõditas nii palju. Siis oli juhtumeid, kus mänguasjad kukkusid täiesti suvaliselt kapi pealt maha. Neid tädi jutte oli mitmeid, kõiki ei mäletagi, aga see lõppes umbes siis, kui laps sai 3-aastaseks. Olen kuulnud, et loomad ja alla 3-aasta lapsed on nii rikkumata hinged, et näevad asju, mida meie ei näe. See on nii true ja ma räägin, Stevenil oli ka 2-3 aasta, kui ta kogu aeg rääkis mingist tädist. Räägin ka oma väikse loo. Olin äkki 12-aastane, kui olin üks öö magama läinud. Õde ja ema olid ikka samas toas minuga. Öösel siis magasin ja olin silmad korraks lahti teinud ja olin näinud ukse juures nurgas valge maskiga meest, üleni mustas riietunud. Vaatas mind nii pikalt, algul olin tagasi magama läinud, pärast siis tegin jälle silmad lahti ja ta oli lähemale liikunud telekakapi juurde ja ikka mind vaadanud. Mis sellest sai? Kas ta ikka veel vaatab sind või? Ja nagu, miks sa midagi ei tee? Miks sa tagasi magama lähed ja siis teed uuesti silmad lahti ja vaatad? Miks te nii julged olete? Kas te ei ole õudukaid vaadanud või? Meie pere pidi eelmisel jõulul ootamatu terviserikka tõttu magama panema kassi. Nimi oli Mustikas. Olin temasse väga kiindunud ja kohe pärast Mustika lahkumist tundsin öösiti voodis olles, kuidas ta voodis ja hüppab ja tahab rinnale magama tulla. Silmi avades polnud kedagi. Samamoodi olen tundnud, kuidas ta hüppab voodist aknalauale, näinud silmanurgast, kuidas ta seal kardina taga käib ja vahest aknalaua äärel istub ja vaatab. Samuti olen ka näinud, kuidas ta justkui tuppa tuleks või põrandal voodi ääres jalutaks, aga kui vaatan, pole kedagi. Kui ta veel meiega oli, siis need tegevused olid tema puhul tavalised. See on nii nunnu. Ma tahan, et minu loomad ka tuleks mind vaatama. Kuulsid? Sa ei lähe kuhugi, on ju? Mu väike õde kunagi, kui ta oli mingi 2, siis ta maja ees mängis liivakastis ja siis, kui ta tuppa tuli, küsis, et kas ta sõbrad, ütles nimed, aga enam ei mäleta, võivad tuppa tulla mängima. Küsisime, et kes nad on ja siis ta ütles, nad on ju siin, sa ei näe või? Kedagi polnud. Ja siis paar päeva hiljem ütles, et sõbra vanaisa valvab neid liivakastis. Taaskord kedagi ei olnud või meie ei näinud. Ja siis öösel ta ei maganud, vaid röökis oma voodis, sest keegi käis teda kollitamas. Kuna ta seletada ei osanud, siis joonistas mingi musta inimese moodi moodustise pika punase keelega. Polnud kunagi nii selgelt joonistanud. Ühesõnaga creepy, ma ei oska muud öelda. Ma olin 8-aastane, kui nägin unes oma vanaisa, kes sirutas mulle käe sõnadega, et jätab hüvasti ja ta peab minema hakkama. Hommikul ärgates tuli kõne, et vanaisa suri öösel täpselt sellel ajal, kui seda unes nägin. Veel unenägude teemal. Suri vanaema õde, maeti ta valges kirstus. Paar nädalat peale matuseid nägin unes, et kõik suguvõsa lapsed olid välja kaevatud kirstu juures surnuaias ja värvisid selle kirsi punaseks. Tuli välja, et valiti valge ja kirsipunase kirstu vahel. See peaks tähendama seda, et ta andis märku, et talle valge kirst ei meeldinud ning oleks tahtnud matmist selles kirsivärvis.
ehk miskit tõlgendamise võime on mul kaasa antud läbi unenägude nägemise. See on nagu cute, aga creepy. Hei, minul sellised lood, et oma eelmise kaaslasega renoveerisime tema onu korterit, kuhu onu oli surnud. Onul oli erinevaid kaaslasi, aga keegi onu kõrvale ei jäänud. Alati oli seal korteris palju tülisid ja lahkuminekuid. Nii läks ka meiega. Nii kui korteri valmis saime ja sisse kolisime, läks kõik alla mäge. Ei teagi, kas see oli juhuslik või muster kordub, aga selles korteris juhtus erinevaid asju. Ühel ööl magasime rahulikult ja kuulsin, nagu keegi oleks köögis ja kukutaks hunniku nõusid põrandale. Ehmusin üles ja mõtlesin, et nägin unes ja siis nägin, et kaaslane ka üleval. Küsis kohe, kas ma kuulsin ka klirinat, ütlesin jah. Kaaslane läks kööki vaatama ja midagi ei olnud kuskil kukkunud, kõik oli nii nagu peab. Mõned ööd hiljem ärkas kaaslane üles ja vaatas, et keegi seisab magamistoa uksel. Mõtles, et mina tulen WC-st, aga mina magasin rahulikult tema kõrval. Creepy ja nii kahju, et suhe läks ka untsu mingi korteri pärast. Ma ei tea. Mul suri vanaema mees ära umbes 13 aastat tagasi. Olin siis 7, teadsin, et olen vanaemaga 2. Hommikul oli mul kombeks süüa küpsiseid, kui vanaema kõrval magas, aga sel hommikul mõtlesin, et ma ei võta täna. Mäletan selgelt, et kell oli 7:30 hommikul ja oli talvine aeg. Üritasin vanaema kõrval magama jääda, kui üks hetk kuulsin, et käib sahvri ukse hääl. Mõtlesin endamisi, et kas ma peaks vanaema äratama või mitte. Otsustasin, et ei ärata. Kohe peale ukse häält hakkasin kuulma tuttavat häält, jalgade lohistamine sussidega. Tundsin kohe appi taat. Mässisin ennast kähku tekki sisse ja panin silmad kinni ning kuulsin, kuidas jalgade lohistamine tuleb aina lähemale. Mul hakkas korraga nii palav, aga silmi ma lahti ei teinud. Meie ukse juures oli korra vaikus ning siis kuulsin, kuidas sammud läksid eemale ja kuulsin välisukse häält ja peale seda oli vaikus. Ju siis jättis meiega hüvasti. Ma mõtlesin, et ta hakkab sulle seda teed ja küpsist tegema. Ma ei oska ikka nagu creepy'si videoid teha, ma enamasti mingi naeran sinna. Mu isa rääkis kunagi, kuidas oli oma sõbraga kalale läinud, kui ööbisid sõbra suvilas. Isa ärkas keset tööd selle peale üles, et tundis, kuidas keegi hästi vaikselt ta voodil kõnnib. Ta oli just kui kivikuju ja ei suutnud silmi avada ega sõpra hüüda, lihtsalt lamas seal. See keegi jõudis vaikselt ta näo juurde ja mu isa tundis, kuidas keegi hingab külma õhku otse talle näkku ning jälgib teda. Kuidas see lugu lõppes või kes see siis oli, seda ei tea siiani ja kahjuks on mu isa nüüd ise ka juba surnud. Seega jääbki mõistatuseks. Mind õnneks kummitama pole tulnud. Extra creepy. Ma tean, et selle kohta on mingi nimetus isegi. Ma ei tea, kas on mingi uneparalüüs või mingi selline nimetus on isegi, et sa ei saagi mitte midagi teha, sa lihtsalt vaatad. Ja seda juhtub nii paljudega. Ma ei tea, kas nüüd on hilja rääkida, aga räägin ikka. Ma olin circa 5-aastane ja ärkasin öösel üles ning siis nägin enda voodi kõrval seismas üleni tumedas meest, kes vaatas mind. Hommikul rääkisin sellest oma emale ja ta ütles, et täpselt selline oli minu vanaonu. Ma lihtsalt ei saa aru, kuidas ma suutsin magama jääda teadmisega, et mu kõrval on mingi mees reaalselt. Võib-olla sa tundsid temas mingit turvalisuse tunnet või et ta kuidagi nagu oli ikkagi tuttav sulle. Ma olin oma 3-aastasega haiglas, tal oli kõrge palavik öösel, magas süles mul ja samal ajal natuke nuttis. Palatis läks lampi tuli põlema, poiss hakkas karjuma, panin tule kustu ja magasime edasi. 2 minutit hiljem jälle läks tuli põlema, siis otsustasin last kraadida 40 palavik, saime palaviku alla ja enam palatis tuleb põlema ei läinud. Vahel mõtlen ehk mu ema andis mulle märku ärka. Kui haiglas olid, siis äkki mingi kummitusarst. Mul juhtus täna ülikummaline lugu. Helistasin mehele. Ta ei võtnud kohe vastu ja lõpuks kui võttis, siis oli vait. Ja siis hakkas võõras mehe hääl ütlema jep ja taustal oli veel mingi meeste hääled. Ma ei saanud aru ja küsisin, imelik oled või? Ja siis pandi kõne kinni.
Helistasin uuesti mehele, ta võttis vastu, küsisin, et mis see nüüd oli. Ta ei saanud midagi aru ja ütles, et nägi, et helistasin, aga ei saanud vastu võtta. Saatis mulle screenshoti ka, et minult vastamata kõne ja minu kõnelogis oli kõne 29 sekundit temaga. Ja ta oli garaažis üksinda, vaikus taustal. Siiani ei saa aru, mis mees see oli ja kuidas ta mu mehe kõne vastu võttis. Kas isegi kõne teel saab kummitada? See läheb käest ära juba. See läheb käest ära. Nüüd tuleb hästi lühike sõnum. Kunagi ammu, kui käisin algklassides, siis ema oli kodus, pesi nõusi ja vaatas, ma seisan ukse peal ja küsis, mis sa kodus teed? Aga tegelikult olin ma koolis ja siiani ma ei tea, kes see tüdruk seisis ukse peal. What? Hell nah. See on selline lugu, mida paljud ei uskunud, kuna siin mainib, et 1-aastane laps ütles midagi, et 1-aastane ei oska nii palju rääkida, aga ma ei tea, mina usun seda lugu. 1-aastane on ka lai mõiste, et ta võib olla kas alles aastaseks saanud või äkki saab varsti 2-aastaseks, et 2-aastased ikka juba oskavad rääkida. Aga lähme loo juurde. Ma töötasin mingi aeg haiglas toitlustusjuhina ja keldris olid meil köögiviljad. Käisin neid seal üle vaatamas ükskord ja laps, 1-aastane, oli ka tol päeval kaasas. Kelder on nii-öelda pikk koridor, mis viib haigla. Meie asjad olid seal kohe ees, aga edasi läks pikk pime koridor. Laps vaatas sinna ja ütleb, tädi tahab emmele haiget teha. Ise vaatab pimedasse koridori. Teine, jalutasime sama lapsega pargis, vaatab kogu aeg tagasi. Küsin siis, et mis sa vaatad? Tädi tuleb ka meile järgi. Me olime seal üksi. 3, sama laps. Meil korteris vaatas rõdulage ja küsis, miks see onu seal on? Okei. See lugu, mida ma praegu lugema hakkan, ma aasta tagasi lugesin seda ja ma ikka veel mõtlen selle loo peale. Ma sõitsin rattaga ja 2 sõbrannat oli veel kaasas. Olime kurvi juures. Mina sõitsin tee keskel ja sõbrannad tee ääres. Järsku tuli kurvist suur rekka. Tundsin, nagu keegi oleks mu rattarooli keeranud järsku tee ääre poole. Nägin, kuidas oli mingi paar sentimeetrit vahet autoga. Ma oleks peaaegu alla jäänud. Rekkal oli veel väga suur kiirus. Ma ei tea miks, aga ma siiani mõtlen selle loo peale. Kui me korteris elasime, hakkasime üks õhtu magama sättima mehega. Toad olid pimedad, kass ilusti kaisus ja lapsed juba ammu magasid. Üks hetk kuulsime mehega mõlemad, kuidas välisukse link vaikselt alla läks, just kui keegi vaikselt tahtis sisse tulla trepikojast. Mees läks kohe vaatama, et mis värk on. Ehmatasime mõlemad selle peale korralikult, aga meil oli uks lukus. Mees tegi ukse lahti, meil seal trepikojas olid liikumisanduriga tuled, aga trepikoda oli pime. Kedagi ilmselgelt ei olnud ja mina see öö ei maganud ka. Te reaalselt lasite kummituse endale tuppa, kui te ukse lahti tegite. Ma arvan, et tänaseks aitab nendest lugudest. Üksinda on päris raske järjest lugeda. Mul kurk juba natuke valus. Mulle endale tundub, et aasta aega tagasi olid need jutud palju hirmsamad, creepimad. Võib-olla ma lugesin neid lihtsalt pimedas, aga need 2 kirja, mida te mulle nüüd hiljuti saatsite, need olid küll minu arust päris head lood. Aitäh, et te mulle saatsite. Hirmsat Halloweeni teile. Mul on kõrvad, vaadake, mul on kõrvad.